jääb üle küsida, kas me oleme valmis. Veel kord tagant ei kuulnud midagi. Tahtmatus elektri hinda langetada on tekitanud pööra. Nii väike tehniline tõrge. Kallid inimesed, ma palun, et me siia lavale, õigemini minu kõrval ongi juba Merit Männiste ja ma palun teil kõigil kaasa laulda Eesti Vabariigi kõige ilusamat laulu, kõige pühamat laulu. See on Eesti Vabariigi hümn. Vaata seda lippu seal. Seal, maja ääres. Seal on see Orava, see Reformierakonna see logo on peal. See suure naina mis mul nii armas oleks ka. Reformierakonna logo on selle Rosaare sirbi asemel. Orav, no sinine orav. Aitäh, hea Merit, aitäh, hea rahvas. Nüüd aga on au kutsuda lavale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, meie kõigile tuntud teada Martin Helme. Kuidas läheb? Kui elekter odavam oleks, läheks veel paremini, eks? Kõigepealt alati ma tahan tänada kõiki inimesi, kes võtavad oma ilusa, vaba, pühapäevase päeva ja tulevad näitavad, et meie tänane peaminister ja seda nimekirja, kes neid samu sõnu kasutavad, neid samu mõtteid levitavad, sõna otseses mõttes süditades meie Eesti rahvale näkku. Nende nimekirja pikk, ma ei hakka siin ette lugema, aga neid kõike ühendab see, et nendel on täiesti suva Eesti riigist, Eesti rahvast, meie ettevõtlusest, meie tulevikust. Neid see ei huvita, sest nemad on ju pudrumottide lähedal ja ega igaühe isa ei ole mitte 10 miljoni mees. Head sõbrad, me oleme väga suures kriisis. Me oleme enneolematus kriisis, milles meil ju iga päev räägitakse, et süüdi on Putin ja Venemaa. Jah, suuresti ja osaliselt nad seda ongi, kui me mõtleme gaasi ja kütuste hindade peale. Aga elektri osas me oleme absoluutselt sõltumatud. Ja elektri hind hakkas ju tõusma juba eelmisel sügisel, siis kui ei olnud sellest sõjast veel